Mikk Orglaane traditsiooniks saanud viimane ettekanne, kus kohas ta täna räägib sellest, mis asjad ei toimi. Sotsiaalmeedia ei toimi. Kuidas selle Facebookiga on, lõhnab natuke nimelikult, eks, siis ainus, mis toimub, on meilindus. Et vaatame viimase aasta jooksul kogutud näiteid, millised asjad töötavad, millised asjad ei tööta ja uurime seda, et mis nüüd saab edasi. Mikk, palun. Aitäh, tere nüüd ka nendele, kellega ma ei ole jõudnud vahepeal rääkida. Ja tegelikult võiks võib-olla siin selle seminarile täna joone alla tõmmata, sest et see, miks seminar on ellu kutsutud, see eesmärk on iseenesest täidetud. Kõik olulised asjad, millega meie kliendid on olnud hädas, mida me ise oleme näinud, on justkui nagu tehtud. Et me saame tõdeda seda, et asi on hapu. Infot on palju, aru ei saa, teha ei oska, aega ei ole, raha ei ole. Ja selleks on vaja teid, kes teeksid muudatuse sellesse konteksti, et reaalselt saaksid omanikud ja tippjuhid käsi plaksutada, öelda, et me saame teie palka tõsta. Aga asjast. Me oleme teinud 6 aastat suuresti tänu Ando Sinisalule sellist e-maili turunduse raportit, et me tahame aru saada, mis Eestis toimub. Ja kui me ei tea, kus me oleme, siis on väga raske ennustada. Me oleme analüüsinud erinevad ettevõtted, nii palju nad meile vastata on tahtnud, ega see kliendi küsitluse tegemine on väga hea põhjus öelda meil opt-out. Ja seda on ka juhtunud, ei saa salata. Aga Eesti on väike riik, Eestis on vaja inimesi, järelikult sihtrühmad on ka pigem väikesed, kellele kiiru saadetakse. Nad on aja jooksul küll natukene tõusnud, aga et mingisugust olulist trendi siit välja joonistada ei õnnestu. Kontaktide hankimine käib meil sarnaselt erinevatel aastatel, ikkagi üritatakse sotsiaalmeediast neid püüda, konverteerida erinevate kampaaniatega, hinnasoodustustega, mingid ajalised pakkumised, kõik see kuidagi käib nagu läbi vaeva ja muidugi on olemas ka see üle 33%, millega siis muu on, et tõenäoliselt tegeletakse mingisuguse targema tegevusega, mida me küsida ei osanud. Sagedusosas on ka, et see pilt ütleks ilmselt Andres ja Indrekule, et vaadake natuke veel. Aga jällegi, et kui me vaatame aastate lõikes, siis võib-olla see uuring ole olnud ka adekvaatne, et pigem võib-olla tõesti saadetakse siin teistega mingi korra kuus, et hoida mingisugust kommunikatsiooni üleval, et mingi suhe ikkagi säiliks, tehakse seda pooled jõumeetodil, seda ka enda jaoks, et selliselt nagu toimib. Sisu osas domineerivad uudiskirjad, pakkumised, hinnad, kampaaniad ja igasuguse muu sisulise kommunikatsiooniga tegeletakse nagu vähem. AB-testide osas on pilt endiselt ühtlaselt suhteliselt niru ja eelmine aasta mul sattus kätte üks uuring, mida ma kahjuks üles leidnud, aga seal on öeldud lausa seda, et AB-testidega sisustatakse oma aega circa 5% üleüldse. Et turundajad on üsna nutikaks saanud, kogemusid on olemas, et tegelikult nad teavad, mis nad teevad ja teisest küljest on ka tehnilised kanaleid ja eesmärgid ja vahendid nii palju keerulisemaks läinud, et kui nad toovad sinna juurde veel ühe parameetri, milleks on AB-test ja nad saab testida korraga ühte komponenti korraga, siis see töömaht lihtsalt läheb nii meeletult suureks. Võib-olla see seletab selle 5% ära. Mida Eestis ei tehta veel palju, aga millised trendid siiski on nagu tekkinud, on just sellised tehingute kinnituskirjad ja automatiseeritud kirjad. Ja siin õnneks on trend positiivne, et kui veel eelmine aasta või 2013 siis oli nagu vähem, siis 2014 ikkagi mingisugused märgid on tekkinud, et sellised kirju saadetakse välja. Ja ma pärast räägin sellest nagu pikemalt. Avamised klikid on suhteliselt stabiilsed. Ühest küljest siis toimub see, et meie tarbijad ja kirjade saajad on pigem passiivsemad. Ja teisest küljest on see, et meie turundajad on pigem targemad ja nutikamad ja teevad segmenteerimisi ja teevad rohkem tööd, et seda sama raha kätte saada. Ja kas ja miks segmenteerida, sellest nüüd Andres ja Indrek pikalt selgitasid teile. See, mis jõuab meiliturunduse infoni kätte, et siin põhimõtteliselt 28% tegeleb siis targa asjaga. Ülejäänud suudab eristada keelt, kuna me elame mitmekeelses riigis. Sugu on tähtis ja huvid on tähtsad. Et seda nad suudavad teha. Ja kas nad usume sellest, et see segmenteerimine aitab? Me usume küll. Baasi segmenteeritakse ka muude parameetrite järgi, mida siis on 28% ja siis teised positsioonid on pigem keelsus ja teenuse tooted ehk siis huvid, et need võiks isegi kokku panna.
Ja omaette tegemist on sisu segmenteerimisega, et kas me siis seda hoolimata sellest baasist, et kas me sisu teistmoodi nendele ette valmistame, et mingisugused muudatused siiski on siin. Et on see ka seda segmenti, kes üldse millegagi ei tegele, aga tegeletakse jällegi, ütleme, et keelsus on teema, et kas ta on ettevõte või eraisik, siis jällegi see ootus, mis sealt saab, ja siis toode, eks see puhul asukohapõhisus. Ja ei saa öelda, et üldse tööd ei tehta, tehakse küll. Mobiiliga pilt on ka, et me usume, et me teeme paremini kui tegelikult, aga eks asi annab aega, tahab parandust saada. Ja toimetamise osakaalus on ka, et siis ikkagi sama sarnased väljakutsed eelmiste aastatega, et sisuloome on probleemiks, miks me täna seminarilgi oleme. Ja HTML, ehk siis ikkagi see samane, et e-maili HTML ei ole sama, mis on veebi HTML ja seal on nii palju tehnilisi küsimusi, millega oleks vaja tegeleda, toimetada. Et see on kõik, millega Eesti inimesed siis rinda pistavad. Kui me räägime integratsioonidest, erinevate lahendustega, siis trend on positiivne, soov on olemas, et see kõik on selles mõttes aastate jooksul muutumatu. Võib-olla väikesed muudatused on nüüd sellega, et kas analüütika integreeritakse rohkem või vähem, et meie käest on ka mingid projektid läbi käinud, aga need ei ole liiga palju. Et see on ka põhjus, miks ma palusin Indrekut ja Andrest osalema, et rääkides veel kord lahti seda, mida te võite saada ja millest enamasti ilma jäädakse. Efektiivsuse osas ka usume, et annab kasu, et meiliturundus on hea kanal ja me küsime, kas te mõõdate ka ROI-d, siis juba hakkab vaikselt tulema, aga mitte liiga palju. Ehk siis ikkagi pannakse hästi palju kõhutunde pealt ja tehakse vähe sellist sisulist tööd. Väike näide ka, et tegelikult kannataks küll, et 60% vähemalt võiks tulla tagasi. Asi, mis on nüüd uus, mida me uurima hakkasime, kas üldse sellega tegeletakse ja nagu graafik näitab, siis tegelikult on põhjust arvata, et uus on, et ainult väga vähesed ettevõtted on tegelikult tegelenud klientidega, kes on nende just ära läinud, et kuidas neid kliente tagasi saada, aga plaan on muidugi olemas, eks ole, et hea seegi. Ja eraldi teema on brändi kaitse ja turvalisus, ehk siis tegelikult politsei mõõtab meil kiirust, aga meie peame ise tegelema igasuguste domeenide ja meiliaadresside kaitsega, ehk siis tegelikult on vaja kaitsta ennast, et keegi saadaks meie nime alt kirju välja, on vaja kaitsta just reedel oli meil üks kohtumine, kus selgus, et üks lugupeetud suur ettevõte saadab iga aasta jõulutervitusi ja põhimõtteliselt jaanuari esimese poole nad tegelevad sellega, et saada oma meilikommunikatsioon tagasi liikuma, sest nad lihtsalt blacklistitakse ära, nende kirjad ei liigu edasi tagasi. Et meil eelmisel aastal 32% ettevõtetest koges seda, et nad blacklistid ära. Mis saab seda, et sisuliselt on see vale segment, kellele saadeti õige kiri. Ja kui me natuke kokku summeeriksime, siis meie klienditugi tõi välja mõned sellised punktid, mida võiks tähele panna, et ei ole alati Mailbo kliendid, kellel seda märgatud on, aga uudiskirjadesse pannakse kokku eesti ja vene keel, mis tähendab seda, et see on see hool, millega turundaja suhtub minusse kui klienti. Et kas see on see sõnum, mida me tahame kliendile tegelikult anda. Ja sama kirja saadetakse erinevate meiliaadressidelt, pärast räägime, miks on see nõme, halb, paha. Räägime sellest, et kui tõesti need 4 või 3-4 kirja tulevadki minule kohale, et ma saan sama kirja mitu korda, et ma ise ka kogenud seda. Või et mitu korda päevas saadetakse sama kirja või mitu päeva järjest saadetakse sama ühte kirja. Unsubscribe'i protsess on keeruline ja ajab mind tigedaks ja lõpuks, kui ma saan ennast eemaldatud, siis öeldakse mulle, et mingisuguse paari nädala jooksul sa rohkem enam kirju ei saa. Tegelikult ma saan kogu aeg neid kirju juurest juurde. Siis on Outlook on meil niisugune tore tarkvara, millega paraku peab arvestama, et pildid seal Outlookis on natuke teistmoodi vaja teha, et nad ei jääks inetult. Ja baaside kvaliteedid, me ise küll ei luba neid baase kasutada, mis on ostetud, aga me oleme näinud, mismoodi teevad ettevõtted, et nad ostavad kuskilt äriregistrist andebaasi ja saadavad sinna siis kõikidele samasuguse sisukirja, et ei mindi mingisugust segmenteerimist. Et lisaks selle, et see on jama, on see ka väga suur risk, et nimetatakse spämmeriks ja teie meililiiklus lõpetatakse selle domeenilt üldse ära. Tehniliselt testimata kirjad, neid saadetakse välja, et siin täna jooksis ka Tajo ettekandest läbi paar näidet, et testimine ikkagi on A ja O, et kuigi me arvame, et see arvamine ei ole piisav
ja lugupeetud ettevõtted ei peaks saatma oma uudiskirju välja gmail.com või mõne muu vabalt kasutatava keskkonna adressaatide alt. Mida me siis mõõtma peaks? Andres ja Indrek tegid meile pildi hästi keeruliseks, ma üritan seda natuke tagasi viia nagu lihtsamaks. Ja peaks siis mõõtma tõesti seda, et need action'id, mida need kliendid teevad, eks, et kas nad klikivad seal kirjas edasi, kas see suurendas meie veebitraffikut või mingisuguse e-keskkonna traffikut ja kui palju me reaalselt saime sealt siis kätte neid uusi liide või palju sealt nagu raha reaalselt kätte tuli. Tarbijad ootavad seda, et me suhtleksime nendes kõikides kanalites, igaüks ootab oma, peaasjalikult siiski 77% ootab meilt e-maili ja nagu me teame, siis e-maili turundus on kõige parem ROI-ga, järgmine oleks siis see, et me omavahel räägime ja sotsiaalmeedia kahtlemata. Aastaid on meil küsitud, et millal me peaks seda meilisi välja saatma ja tegime 4,5 tundi tööd ja summeerisime ära need selliste klientide kirjad eelmisest aastast, kes saadavad nagu pigem nagu tihedamalt ja erinevatel nädalapäevadel, et me saaks kätte nagu mingisugusegi nagu toimimise pildi, et me ei hakanud kõiki kliente võrdlema sinna. Ja see on nüüd kuude lõikes ja trend on näha. Veebruar on kõige väiksema traffic'uga, sellepärast on meil seminar veebruaris, et meil oleks aega ette valmistada seda, mis juhtub edasi. Aga nagu kui me vaatame neid vaatamise klikke, siis seal nii suur erinevus enam ei ole. Kui me vaatame nüüd lähemalt, et kas nädalapäevadel on mingisugune eraldi roll, et kas on mõned päevad, mis on kehvemad ja mõned on paremad, siis millegipärast on 7. päev näiteks halb, 1. on halb, 13. on halb, 24. on halb, 31. Siin muideks ei ole arveid, et see kõik on turundusmaterjal, et selgem olla. Aga nüüd kui vaatame need saatmisi, korrelatsiooni, vaatamise ja kliki suhtes, siis jällegi, et võib-olla see ei ole nii nagu traagiline. Ja kui me võtame ette nädalapäevad, et kas mingil päeval on mingi raskem punkt, siis pigem tundub, et meie turundajad töötavad nädala sees, esmaspäeval hakkavad mõtlema, nobedad teevad kohe ära, teisipäeval jäävad natuke hiljemaks asjad juba. Enamasti juhtub nii, nagu meil endil juhtub, et esmaspäeval saab teisipäev saab kolmapäev, siis me saame kirjad välja saadetud, mõnel juhul saadetakse ka suuri kampaaniad neljapäevati ja mõnel juhul ka reedeti, aga pigem vähem. Aga kui me vaatame vaatamise klikke, et siis tegelikult nemad ikka reageerivad nagu üks viitega. Et see alati ei ole nagu justkui otseselt seotud. Ja kui me võtame tundide põhiseks, siis tundide põhiselt näitab see ilmekalt just seda, et millal turundajad tööd teevad. Hommikul tulevad tööle, teevad oma kohvi, räägivad asjad ära, võtavad viimased kinnitused veel ja siis kuskil mingi 11 hakkavad kirjad minema. Aga need, kes loevad kirju, nemad tulevad hommikul tööle, vaatavad esimese hooga kirjad üle, siis tuleb lõuna, siis vaatavad jälle ja siis õhtul nagu vaibub ära. Et siin kirjad on koos sellised, mis on mõeldud nii eratarbimisele kui ka nagu siis pigem äritarbimisele. Et seal on pigem on võib-olla rohkem isegi eraisikud siin sees. Aga eraisik nagu näha töötab tööajal oma e-mailidega. Et neid andmeid peaks kahtlemata veel uurima, et me saaks kätte selle, et millisel päeval, millisel kellaajal on siis kõik optimaalsem asi, aga hästi lihtsalt ja üldiselt suures plaanis on see pilt nagu selline, mis täna toimub Eestis. Kui tihti saata, jällegi, et saadame nii tihti, kui nad hakkavad ära kaduma tagant, on väide, mida Indrek enne ümber lükkas. Ehk siis jällegi, et Indrekul oli käes üks konkreetne case äripäevast ja äripäeva andmevoost. See ei tähenda, et see rakendub teile. Et need asjad võivad olla erinevad. Ja kui me ütleme, et miks inimesed ära lahkuvad listidest, siis öeldaksegi seda, et üks põhjustest on see, et te saadakse liiga tihti, teine see, et liiga palju. Et pigem on just see segmenteerimine, et kellele kui palju ja millal. Ehk me oleme võimelised õppima hästi palju, nagu ka täna hommikul Erki Einsaare ettekandes või näha, et me tegelikult oleme nõus õppima, aga teisest küljest me ei tolereeri mingit kräppi. Et võib-olla see pilt ei ole nagu kõige adekvaatsem ühe ainsa parameetrina analüüsimiseks. Mida me siis mõõtma peaksime? Üldiselt mõõdetakse ikkagi seda, et kui palju kirju läheb välja, palju vaadatakse, palju klikitakse, palju läheb katkised tagasi.
palju ütleb, et see on spämm ja palju siis nagu lõpuks ostab. Et need on nagu meetrikud, mida meil on lihtne jälgida ja kui me võtame kõrvale seda, et mida teevad siis need, kes nagu ekstra head on versus see, mida teevad siis need, kes on nagu keskmiselt head, siis kõige suurem erinevus siin ongi tundide arv, mida kulutatakse. Ehk siis keskmised tegijad kulutavad 62 tundi kuus aega, mis teeb siis meil suures plaanis poole inimese töökoha ja parimad tegijad kulutavad 123 tundi. Ehk ütleme, et tarkvara arendajale loetakse 120 tundi kuus kasulikke töötunde, kohvid ja tööle tulekud, tööleminekut maha võttes. Ja siis tegelikult see ongi ühe inimese tööaeg, et kui teil ei ole e-maili-turunduse peal ühte inimest tööl, siis te ei olegi nagu ägedad tegijad, et teil on midagi teha. Nõudke raha juurde. Mõned näitavad veel, millele peaks rõhku pöörama, aga jällegi neid asju saate pärast vaadata ettekannetest, et siin põhimõtteliselt mingeid suuri muudatusi aastate lõikes ei ole, et kui pealkiri on jama, ma seda lahti ei tee. Meenub praegu kiiresti üks näide, kus tehti üks katsetus, tehti lihtsustatud, tehti 9 segmenti ühe segmendi asemel ja sellise tavalise tapeedi asemel, mis saadeti, tehti 9 segmendile eraldi nagu toote pakkumine. 18 korda oli selle kirja avamise määr kõrgem. 18 korda, mitte protsenti. Ja siin ka mõned näited, et millised on need erinevad segmendid ärivaldkondade lõikes, et kus te võiksite vaadata oma nagu numbreid, et mida maailmas nagu on, aga jällegi seda saate pärast vaadata, et see ei ole midagi väga unikaalset. Selle aasta veebruaris taaskord toimus veebruari alguses Miamis e-maili arengukonverents, kus räägiti erinevatel teemadel ja peaasjalikult olid seal 2 teemat. Üks oli turunduslik teema ja teine pigem tehniline. Üks on see, et kellele me kirju saadame, millise suhestumisega me peaks oma klientidele kirju saatma ja et parem kui jälgija kuskil sotsiaalmeedias on ikkagi see konkreetne e-maili aadress, kelle poole mina saan ise pöörduda. Ja selleks, et inimesed midagi teeksid, peaks nad olema kuidagi meiega seotud, võiksid olla lummatud meie teenustest, toodetest ja et meil peaks olema mingi soov, parendada inimeste elusid ja see meeldivus on üks peamisi vahendeid selle eesmärgi saavutamisel. Ning selleks, et midagi juhtuks, peaks see toode või teenus olema tõesti lihvitud nagu ideaalseks. Et see kogemus, mida tarbija sealt saab, on ikkagi nagu suurepärane ja soovitus on see, et tee midagi, mis on sügav, intelligentne, valmis, võimendav, elegantne. Ja räägi lugu, istuta seeme, kasuta neid olulisi punkte, mis on tarbijal olulised. Ja iga turunduse kommunikatsioon peab looma siis lisandväärtust, et tühja koha pealt midagi ei teki. Andmete kasutamisest arutleti ka ja leiti, et ühelt poolt on hästi palju andmeid selle kohta, mida tarbijad ostavad ja tegelikult läbi selle ostmise andmestikku me saame tegelikult suunata neid rohkem ostma. Tarbijad, 58% neist täna eeldavad, et turundajad omavad nende kohta informatsiooni ja kasutavad seda. Ja tänase tarbijad enam pelgalt ei tarbi, vaid nad loovad ja nad võtavad oma aega tagasi, siis nad eeldavad, et kõik see tehniline analüütiline töö on juba turundaja või kaupmehe poolt ära tehtud. Ja mõned numbrid ka, et $156 miljardit tekitati USA majanduses nagu aastas raha juurde ja antakse tööd 675 000 inimesele. Tarbijad kasutavad täna otsuste tegemiseks rohkem andmeid, kuid turundajate jaoks peaksid tarbijad andma rohkem andmeid, et saaks neid otsuseid teha. Ja blacklistide samamoodi teemaks. Ja blacklistidest päris pikalt juttu. Me oleme siin kaua nagu utreerinud, et kui palju tegelikult on maailmas spämmi ja kui palju liigub normaalselt meile, siis 2015 veebruari seisuga arvatakse hinnanguliselt, et see on 95%, mis on spämm. Et ainult 5% on siis see, mis tõesti jõuab kuskile, mis on olulise väärtusega või legaalne. Ja näitab veel seda, et AOL keskkonnas kui inimene saab kirja ja ta märgib selle 2 korda jälle spämmiks, siis see saati kiri mitte kunagi enam inboxi talle ei jõua. Eraldi teema, mis on palju tähelepanu nagu pälvinud
suurtelt kirjade saatjatelt ja ISP-delt on siis see, et kas transaktsioonilisi kirjavoogusid eristada turunduslikest kirjavoogudest ehk siis uudiskirjad, pakkumised, lisamüük versus teenuse ülevalhoidmiseks vajalikud emailid. Et need peaks tulema nagu eraldi tehnilistest kanalitest. See võimaldaks emaili teenuse pakkujatel nagu Gmail ja Outlook ja teised väga lihtsasti välja lõigata kogu emaili liiklusesse 95% emailidest, sest see on justkui spämm. Ja teenusega ülevalhoidvad kirjad, mis moodustavad siis justkui 5%, et need jääks nagu eraldi toimima. Ometi on see natukene vastuoluline nagu väide, et täna me oleme pigem Eestis oma klientidega rääkides jõudnud arusaamiselt, et peaks olema pigem üks kanal, sest muidu tekiks võimalus tehniliselt lõigata ära see, mis on turundus. Autoriseerimata kirjade saatmine kindlasti oleme okei. Kes ei tea, mis asi on SPF ja Tekim ja Dimark? Kes teab? Vähesed teavad, okei. Mailbow veebis on kirjas, mida need tähendavad, et need te võiksite kindlasti üle vaadata, sest et kui teie domeen ei ole kaitstud SPF-iga, on teie domeeni kasutades võimalik saata välja teie eest kirju. Mis tähendab seda, et kirjasaajad serverid kontrollivad, kas sisse tulev kiri on kaitstud või mitte. Kui ta kaitstud ei ole, siis ütleme suurte ISP-de juures teil enam peatselt üldse asja pole. Et need asjad on kindlasti vaja sisse viia. Tänasel päeval on finantsasutused juba seda kasutusele võtnud, aga see sobiks võtta kasutusele kõigile. See ei ole tehniliselt väga keeruline, see toob mõned tehnilised piirangud, aga see rääkige oma IT-osakonnaga. ISP-de jaoks kirja pealkirjad ei oma mingit tähendust, et te võite aga panna sinna ükskõik mida. Teisest küljest omab tähendus see, kui kirja saaja selle kirja pealkirja tõttu seda kirja näiteks ei ava või selle kohe ära kustutab, siis sellel on traagilised tagajärjed. Gmaili jaoks on jällegi blacklistid on 1000 signaalist, seal on palju erinevaid mõõdikuid, mida nad mõõdavad seal. Ja ütleme nii, et Outlooki jaoks on sama teema, et pole oluline, kas see saatja on blacklistis või mitte, et pannakse spam house'i ja mis seal on veel igasugused erinevad keskkondi. Et pigem nad võid näita seda, et see on üks parameetritest, et see on nagu autoilubadel on punktisüsteem, et kui punkte saab liiga palju, siis see saatja ükskord lihtsalt diskvalifitseeritakse. Google'i Gmailis promotions'id tab ei ole mõtet üle kavaldada. Kui teie uudiskiri läheb promotions'ite alla, siis on see nii. Lugejad teavad, et see on seal, Google teab, et see on seal, kui hakkate üle kavaldama, satute Google jaoks blacklist ja siis selle domeeni ja selle infrastruktuuriga põhimõtteliselt korras. Hiljutuses Gmaili sisemises koolitusprogrammis rõhutati niisuguseid kontseptsioone kui seda, et kuidas kontakte koguda, ehk siis me ei peta kedagi, me võtame juurde külge ainult need kontaktid, kes tulevad tõesti selle konksu peale, me ei kavalda üle kedagi, me segmenteerime, me tähendab seda, me saadame õiget inimestele õiget sisu, me peaks mõõtma neid inimesi õigesti, et nad tõesti saavad seda õiget sisu, et me ei genereeri nendele mingisugust, me ei kavalda neid üle ja õige kogus, et see on tegelikult niisugune metoodika nagu ramp up ja ramp down, mille hiljem järgmise slaidi näitan, mis see tähendab, et mahud suuremaks alguses ja pärast jälle nagu väiksemaks ja opt-out, et see oleks piisavalt lihtne. Et meil ei oleks võimalust või probleemi selle kohaga, et ta ei saaks ennast kuidagi eemaldada. Kui me räägime sellest engagement'ist, siis Webmaili teenuse puhul näiteks on natuke teistsugused meetrikud, mida seal jälgitakse ja seal nemad vaatavad hoopis seda, et kas kirjadele vastatakse, kas neid kustutatakse, kas märgitakse spämmiks ja nemad vaatamise klikke eriti nagu ei loe erinevalt turundajatest. Ja kasutaja see pühendumus või engagement on rohkem mõjutab selle kirja kohal jõudmist õigesse kohta kui see, et kui hea reputatsiooniga on siis see saatja mingi IP-aadress või tehniline platvorm. Et ühelt poolt see on nagu hea uudis ja teiselt poolt on nagu loob turundajal rohkem nagu raskust, ehk see sisu peab olema kvaliteetsem. Ja mis veel on? ISP-d on väga pragmaatiliselt vaatavad, et nemad tahaks, et võimalikult vähe meile tuleks läbi nende, sest nende serverid on selle võrra vähem koormatud ja parem oleks, kui siis need kirjade saajad tõesti ise ootaksid kirjade
saabumist ja kui kiri ei tule kohale, siis nad ise pöörduksid ISP peale, et okei, et ole hea, pane see saatja minu jaoks nagu whitelist'i, et see ise tõstab nagu selle saatja reputatsiooni selle läbi. Aga ainult sellisel juhul, kui tõesti see saaja ootab selle turundaja kirju. Ja digitaalne väärtustamine ka, et iga digitaalse kontakti väärtuse mõõtmine, mis tõi soovitud tulemuse, võimaldab turundajatel selgemalt mõista, mis töötab ja mis mitte. No natuke nendest signaalidest lähemalt, mis siis on spämm ja mis mitte. Iga kirja avamine on hea, vastamine on hea, junki liigutamine on väga halb, junkist väljatoomine on hea ja avamata kustutamine on samuti halb ja teise kausta liigutamised samuti hea ja aadressi kontakti raamatusse lisamine väga hea. Miks? Kui saaja tegeleb saabunud kirjaga, on see märk sellest, et see on midagi väärtuslikku, kui selle kirjaga ei tegeleta, on see halb. Ja samuti tuleb siit kohe meelde mul hästi palju Eesti turundajad, kes saadavad oma uudiskirju välja meiliaadressi alt no reply. See tähendab seda, et selle meiliaadressiga ei saa vastata ja junkis saab see välja tuua, aga vastata ei saa. Ehk siis igasugused no reply'd ja infod ja kõik sellised aadressid, mille pealt tavalist meililiiklust ei käi, et need pigem on nagu meie poolt mitte soovitatud aadressi kasutada. Et see meiliaadress, mille pealt liiklus käib, peaks olema ikkagi kuskil kasutuses olev aadress. Ja inimesed aeg-ajalt ka kirjutavad sinna, sest nad ootavad, et see keegi vastaks. Ja kui keegi junkist välja toob, siis see nullib näiteks isegi selle AOL jaoks kogu varasema selle käitumise ära, et isegi kui ta blacklisti läks, sellepärast et öeldi, et see on jama. Ja. Meie kliendid on tegelikult natuke rumalad, natuke lohakad ja natuke laisad. Ja ega nad eriti ei viitsi teha seda, mida meie tahame, et nad teeksid. Mis tähendab seda, et listide sees on olemas alati mitteaktiivsus. Ja mitteaktiivsuse poole listides kui 20–70% täitsa rahulikult. See tähendab seda, et need inimesed ei saa midagi sisulist hetkel ja nad ei viitsi tegeleda. Nüüd üks variant on see, et me teame, et ISP-d jälgivad, mida me teeme ja kui meie kirju ei loeta, siis järelikult meie kirjad ei satu enam inboxi, vaid pannakse automaatselt kuskil junk folderisse, mis tähendab seda, et see mõjutab ka teiste inimeste kirjade kättesaamist inboxi läbi selle reputatsiooni. Mis tähendab seda, et justkui me peaksime need inimesed nagu siis eemaldama andmebaasist, et me ei saada nendele inimestele kirju, kes meie kirjasid ei vaata ega kliki. Teisest küljest me jätaks justkui raha lauale ja öeldakse, et pigem on mõistlik nendele siis hakata otsima, et mis teema neid siis nagu paelub. Ja see ongi see ramp up ja ramp down meetod, et otsida üles, milliste teemade peale need konkreetsed inimesed klikivad, et hakata talle pakkuma konkreetse sisu. Sest see sisu, mis ta alguses sai, ei tööta. No eelnevalt ei näita seda 18 korda paremat sisu, siis põhimõtteliselt on tegemist õige asjaga. Ühe suure tapeedi me lõikame väikestest paanideks, iga paan saab täpselt oma sisu. Ja see ongi see, et me otsime need konksud üles, millega me saame inimesed lugema, reageerima, sest kui nad ei reageeri, ja proovime kõik oma konksud ära, mida meil pakkuda on, siis järelikult ei ole enam tegemist selle konkreetse kliendiga, kes meil raha annaks, järelikult me lükkame ta ära. Et need inimesed peaks ikkagi nagu aeg-ajalt need kirju, mida me saadame nagu lugema. Ja Google enda meetod ongi see, et kui sa saadad talle nagu korra päevas kirja, hakka saatma talle korra nädalas, ikka ei vaata, saada talle korra kuus, ikka ei vaata, siis 3–6 kuu pärast küsida, et kuule, et kas sa ikkagi kas äkki meil ei ole midagi rääkida, äkki mul on mõttes kirja saata ja inimesed vaikselt nagu ära lükata andmebaasist. Teisest küljest ISP-d jällegi teavad, et mõned inimesed ei oska kasutada spämmi nuppu korrektselt ja nad ei lase väga palju mõjutada sellest. Mis ei tähenda seda, et meie Eesti kohalikud teenuse pakkuvad nii targad oleks. Võib-olla summeerides veel, et personaliseerimine töötab, siin on 18 korra asemel on Sony Rewardsil on 55%, avameeste protsendi paranemine. Inimestel on keskmiselt 5 emaili aadressi, millest 3,3 on isiklik, 1,7 tööalast. Ehk see on üks igipõline teema, et kas me räägime CRM-ist, me räägime korrektsetest andmetest ja igal inimesel peaks olema üks emaili aadress, millele me saadame, või me räägime, et meil on olemas üks inimene, me räägime sellest, et tal on erinevate teenuste jaoks eraldi meiliaadressid, millega siis meie suhestume ja igale meiliaadressi saadame meie neid konkreetseid meile välja. Eks võib vaalt olla see, et inimesed, tarbijad ise segmenteerivad ära, millised teenused lähevad millise meiliaadressi peale.
et iseenesest meie praktika täna toetab seda lähenemist. Igasugused uued ägedad mobiilsed seadmed on olemas, kellad, et kuidas nüüd need meilid seal peaks olema. Kas me peaks hakkama mõtlema tänapäeval selle peale, et see kohanduv ehk responsive email tahvli ja telefoni jaoks võib-olla peaks tegema veel eraldi kella jaoks. Kohanduvad asjad on õiged, trendid on tõusvad, rääkis täna ka Jaak Ennuste sellest. Ja 62% tarbijatest eeldavad, et tegelikult et see kogemus on juba täna mobiilisõbralik, et ta läheb veebi vaatama ja telefonis näeb ta ettevõtte kodulehti. Et see on tavaline. Ja täna oli vist Avega oli ka korra vestlus, et mida inimesed siis ostavad tegelikult. Me oleme seda korra uurinud ja Anu Vane vist rääkis ka sel teemal, et kui pikad pealkirjad ja lühikesed pealkirjad. Ja me tegime Kinga kaubamajale kunagi niisugust uuringut, et mis siis reaalselt nagu töötab. Ja selgus seda, et eraklienti ikkagi paalub kõige rohkem see hind. Okei, me võime tuua sinna välja uudsuse, aga hind on see, miks nad tegelikult liituvad erinevate uudiskirjadega ja isegi SMS-idega. Ja kuna inimesed saavad keskmiselt 115 turunduslikku kirja per kuu ja 52% arvab, et see on okei, 40% liiga palju ja 4% liiga vähe. Ja siin ongi opt-out'i põhjused, eks ole, sagedus ja relevantsus ja siis Indreku uuringust siis selgus enne, et see sagedus alati ei ole see põhjus, et pigem see relevantsus on isegi nagu suurem. Ja nüüd seal Miami's nad jõudsid küll arusaamisele, et selline tuimalt tuumapommiga lajatamine on jäänud pigem minevikku ja üldine kvaliteet on nagu pigem tõusnud, et Eestis kahjuks täna veel seda ütelda ei saa. Nüüd automaatika on see, mis võimaldab turundajal küsida rohkem palka, teha rohkem targemaid tegevusi, mõeldes ühe korra läbi, mida siis edaspidi vaja teha on. Ja turundusautomaatika on ka asi, mida meil Eestis täna eriti veel ei tehta, et me oleme üritanud seda ideed kultiveerida, et me hakkaksime mõtlema selles suunas, aga väga me ei ole veel jõudnud suurte ägedate näideteni. Ja automaatika lühidalt on siis see, et mis saadab õigel hetkel õige sõnumi õigele inimesele automaatselt. E-mail toob tänaseks üle 7% kõikidest uutest e-kommertsi klientidest ja on väidetavalt 40% efektiivsem kvaliteetsete klientide hankija nagu Facebook ja Twitter kokku. Ja kuna e-mail on nutitelefonides number 1 aktiviteet, siis 78% inimestest kontrollida e-mail, eks ole, ja populaarsus järjevalt tõuseb. Mis me seda meiliga teha siis saame automaatselt? Saame saata alati mingisuguse tervituskirju, sest sel hetkel, kui inimene on kuskile liitunud, sel hetkel tal huvi on kõige tipus ja me saame kinnitada kliendile, et meililistiga liitumine annab talle mingeid olulisi kasusid. See on just täpselt see koht, kus me saame rääkida sellest, et mitte oluline pole hind, mida ta ostab, vaid just see lisaväärtus, see teenus, infrastruktuur, ma ei tea, bränd on usaldusväärne, rääkida edulugusid. See on kõik see koht, kus tegelikult on ta valmis ostma. Ja tuleks tuua siis klient endale võimalikult lähedale ja jagades kasulikku infot ja vihjeid. Ja kindlasti, kui me küsime tema käest mingit uut infot, siis täna me saame teada, et kliendi küsitlus on nagu big no-no, mis tähendab seda, et igasugused küsitluse mootorid on out of question, aga igasse e-maili saab alati kaasa panna mingi nupu, mingisuguse lingi, mille saab klikkida, mis on signaal, kas ta siis tahab seda või ta ei taha. Ja kui me seda küsime tema käest, siis me peaks selgitama, et miks see vajalik on ja mida klient selle eest vastu saab. Nüüd rääkides nendest transaktsioonilistest kirjadest ja teavitustest, kas leping algas, leping lõppes, siis need on vast kõige kõrgema kliendipoolse sidususega üldse, et kui me ostame mingisuguse toote või teenuse, näiteks toote on kõige lihtne näide, et me täname klienti ostu eest, räägime talle maksetingimustest, räägime talle transporditingimustest, võimalustest, mida ta veel saab teha, me saame talle näiteks mingid tooted juurde seal pakkuda, rääkida, mida teise kliendid on ostnud, jagada seda kasu, mida meie teame, aga tema veel ei tea. Ja loomulikult ennetada seda, et ta mingi probleemi tekkimise korral me saame anda kaasa siis klienditoe kontaktid ja julgustada seda, et ta teeks mingisuguse tegevust nagu veel. Ja kui siin on tulemas mingisugused täiendavad e-maile edaspidi veel selles protsessis, siis anda ta lihtsalt teada, et sa saad varsti sooduspakkumisi, ehk siis kinnitada seda, et ta tegi õige otsuse. Ja kohaltoimetamise kinnitamise optimeerimisest, et oleks otstarbekas teavitada, kui selle kauba viib kohale näiteks mingi kuller,
et kes on see kuller, mismoodi ta välja paistab, et kui ei saa kohale toimetada, eks ole, siis ma ei tea, lase naabri juurde viia või anna teada, et lepime mingi teise päeva kokku, aga anda teada, kes selle kauba toob. Ja et aadressid oleks täpsed, et inimene saab iga kord näha, mida talle saadetakse, et ta saab ära muuta. Et kõik kirjad on need kohad, kus saab tegelikult panna kliendile kaasa sellist enda brändi, enda väärtust ja tegelikult suurendada tõenäosust, et ta tahab järgmise osta. Et see kogemus iseenesest peaks olema temaks nagu positiivne. Kui nüüd klient on tõesti ära ostnud, siis printsiibid iseenesest on samad, mida me ütelda saame. Aga tema puhul võiks jälle tuua seda, et on võib-olla ostujärgne mingi ebakindlus, et kas ta ikka ostis selle õige muruniiduki. Võib-olla peaks räägima, et meil bränd on äge, et me teeme niisuguseid asju ka veel, et peaks muruniiduki lisaks ostma jalgratta või kirve endale. Ja samuti kasvatada erinevad kordusostude võimalusi ja ehitada sellist ka nagu kliendi lojaalsust, et promoda talle mingisugust teisi asju, mida tema võib ütelda oma naabritelt, ma ostsin üks asja, aga ma saan sealt üks asja nagu veel. Ja koguda andmeid, erinevaid käitumisi jälgida, et me saame sellest panna kokku kliendi profiili, mis võimaldab meil paremini hiljem talle kirja sihtida. Küsida, kuidas tal läheb, kuidas meil läheb, kuidas sa ennast tunned ja inimestele meeldib vastata. Ehk siis küsi ja nad vastavad. Täna hommiku esimene etteanne ütles ka, et kui sa küsid tõesti väga siiralt, siis võid sa saada tohutult palju vastuseid. Õige aeg, õigeks küsimuseks. Muidugi pildid kaasa, eks ole, et ta ostub millise toote, sest inimestel mälu teatavasti selektiivne, ta unustab ära, ta ajab segamini, kliendid on andmed kaasa ja loomulikult automatiseerida, et käsitsi jõuda seda keegi teha. Nüüd asi, mida me ise oleme ka viimasel aastal proovinud natuke teha, et kuidas seal õnnestub, on see, et kui ta tuleb ostukorvi ja peaaegu ostis, aga ei ostnud. Ehk väidavad seda, et keskmiselt on ostukorvist jookseb läbi 32% tehingutest ainult. Ja selleks, et see 32% oleks suurem, keskendutakse järgmisele tegevustele. Kui ta ei osta, saadame talle meili, pakume talle teistsuguse kohetoimetamise võimalusi, selgitame erinevusi, maksumusi, räägime brändist, räägime talle sellest, miks meie käest ostmine on parem, toome talle välja aspekte, mida ta ise veebilehelt ei osanud märgata. Võib-olla me hirmutame, ütleme, et okei, et ära jokuta, et see toode saab otsa, see on ainult mingisugune lühikene aeg, mis pakutakse talle, või see hind saab otsa ja võib-olla mingi sidustooted talle pakkuda. Ja lõpuks on ka see, et viska kulli kirja, et kas sa teed talle mingi täiendav allahindluse või siis saad tasuta transpordi. Aga tasuta transport selgub, et ta on ligi 2 korda efektiivsem kui mingisugune allahindlus. Ja soovitakse saata see kiri välja esimese tunni jooksul peale seda, kui see tehing jäi pooleli. Mis iganes, ta pidi minema lõunale, eks ole, või keegi kolleeg tuli katkestada seda ostu juures, aga tuletada see meelde see teema, et ta tuleks tagasi ostma. Ja et peaks olema pigem niisugused 2-3 etapilised programmid, et teise kirja võiks saata näiteks päev hiljem ja kolmanda kirja võib-olla nädal hiljem veel teist kirja. Ehk alati pakkuda võimalus ost lõpetada ja pakkuda mingisuguse asju veel. Ja viimases hädas siis tõesti, et sa pakud talle mingisuguse konfeik, et ta tõesti selle tehingu ära close'iks, sest tegelikult ta jõudis ostukorvis, seda tal vajadus reaalselt justkui on olemas. Nüüd on see, et midagi ei puudu ja me tuleme üles otsima selle, mis tal seal puudu jäi. Mis siis, kui ta tuli vaatama ja libises käest? Põhimõtteliselt reeglid on enam samad. Kui me saame kätte tema meiliaadressi mingisuguses tegevuses, kas mingi kukiga, et ta on varem meil külas käinud, et me saaks talle kirja saata ja proovime siis samamoodi välja mõelda, et mis asi tal puudu jäi, kas tootel mingisugune lisaomadus, mis iganes. Ja siin ju samamoodi juurde panna ka seda, et harida nendest brändist, eks ole. Ja siin ka muidugi veendumus see, et see visuaalne keel oleks võimalikult sarnane, kui ta käis veebis, siis veebile sarnane ka oleks meil, et tal tekiks see radumise rõõm, assotsiatsioon, see on sama koht. Ning muidugi proovida uurida välja, millised on need kõige paremad call to action nupud, millised sõnad seal kõige paremini toimivad ja muidugi visuaal, et siin on tõesti see AB testimise koht. Ja nad ütlevad seda, et keskmiselt 24% nendest klientist ikka kätte, kes käest ära lähevad. Et see 24% ei ole sugugi väike. Kui me räägime sidustoodetest, siis tegelikult saab igasuguse olemasoleva toote juurde müüa sidustooteid, saab välja arvutada, kui pikk on see toote eluiga. Andres tõi siin näite, et kui see
tootel ongi see, et keegi ostab 13 korda sama toodet, eks ole, on mingi anomaalia. Aga teisipidi ka see, et me teame, et igal tootel on kaar, kui see toode hakkab otsa saama, siis tegelikult me seal lõpus võiks hakata talle saatma uut kirja. Kuule, sa ostsid sihukese toote, tee endale upgrade, osta endale lisavarustust, kui sa mõtled, et sa oled arenenud, siis sa peaksid ostma sellise toote, me soovitame teisi, sest kliendid on ostnud neid. Ja samuti võiks vaadata siis need klientide ostussagedusi, et kas nad ostavad väiksed kogused tihti või suuri kogused harvem, et selle järgi saaks nagu infotele välja saata. Ja muidugi selle võti on ikkagi see, et kõik protsess käib sujuvalt. Mis siis, kui ta pole ostnud veel, me peame teda meilitama, me peame seda kliendi uudishimu toitma. Siis põhimõtteliselt on siin 3 asja. Meil on bränd, mida me peaks tema jaoks kanaliseerima. Me ei tohiks müüa, esimese hooga peaks ikkagi looma suhet. Ja kui suhe on olemas, siis suhte pealt saab kaua sõita. Ja selle programmi eesmärk peaks olema nagu brändi meeles hoidmine, mitte see, et me kangesti tahame talle selle, ma ei tea, selle katlamaja ära müüa. Ja väärtuslik sisu on võtmeks, millest rääkis Raimond meil täna. Videomaterjalid, kutsed üritustele, otsida välja need probleemsed kohad ja need ära lihvida, teha sest tootes siis tõesti ideaalne. Konkurendide hinnaeelised lahti rääkida, et me ei peaks rääkima hinnaalandusest, vaid me räägiks just nendest kasudest, mida ta saab, et talle tekkis brändilojalsus, mille tõttu on võimalik mingisugune 20-30% kallimalt teenust müüa või toodet. Ja toote kausutuse õpendused, muidugi rahuluuringud, siin on nagu huvitav punkt, et mis meil enne öeldi, et ärge tehke. Pigem jääks siinkohal Indreku soovituse juurde, et ärge tehke pikki küsitlusi. VIP-kliendid 28% seda suhtega Paretoga ära jagada, kellega me tegeleme, kellega me ei tegele. Andresel oli väga ettekanne selle kohta. Ja mida me peaks jälgima, on siis tõesti see, et keskmine tellimuse väärtus, et kui palju nad ostavad korraga, palju ostavad esimesed kliendid korraga, et nad saavad tagastada ja siis nad saavad toodetele mingeid hinnanguid anda ja sotsiaalse kuidagi siduda, kui nad on valmis või see toode on sellises hinnakategoorias. Ja lojalsusskeemid samamoodi, et kui on tal ikkagi mingisugune hüvis, et inimesed ostavad ikkagi raha, et ta võidab kas aega või raha ja aeg on raha. Et selle läbi, kui ta juba ostab midagi, siis ta peaks saama tagant mingisuguse hüvise, et mingisugune programm peaks seal nagu taga olema. Ja see 5% lojaalsuse tõusu võib tähendada siis kasumi tõusu 24-100%, aga jällegi see on niisugune analüütika teema, et see numbrid võivad olla radikaalselt erinevad ja suuremad. Naised saanud räägivad. Parem oleks, kui nad räägiksid meist. Ja selleks, et nad saaks meist rääkida, peaks me saatma nendele õiget sisu. Ehk me ei saa saata kõikidele ühte sama tapeeti, me peame ära segmenteerima, kellele me räägime, kuidas, millest. Ja me ei ole võimelised käsitsi kõike segmente tegema, ei ole võimelised käsitsi kõike seda sisu läbi töötama ja toimetame. Ja me peame segmenteerima, me peame koguma informatsiooni klientide kohta ja me peame siis neid kirju automaatika välja saatma, siis käsitsi meil füüsilist lõpuks ei jõua. Jällegi keskendume siis tellimuse väärtusele, ostusagedusele, viimasele ostuse ja külastuse sagedusele, sest kui nad tõesti külastavad tihti, siis võib see tähendada seda, et see on hoopis teistmoodi käituv grupp, kellele peaks andma hoopis teistmoodi infot kätte. Inimeste mälu on selektiivne, kui toodet kaasas pole, brändi kaasas pole, ta ei mäleta. Et tekstipõhised kirjad on see mõttes natuke nagu nirud. Ja mida veel võib-olla on niisugune huvitav moment siin on, et võiks testida neid unikaalseid promokoode ja allahindluse kasutust. Ehk siis on, kui näha, et ta juba on ostnud, et ta võiks tegelikult osta veel, et seetõttu lihtsalt natukene julgustada, et tooks seda raha meile kõik ära. Ja programmid on tõesti teada, et siis külastusagedused ja tihedused. Kui klient on nüüd apaatne, teda eriti enam ei huvita see, millega meie tegeleme, tema meie kirju ei loe. Või kui ta on meile selgelt andnud märku, mismoodi tema meisse suhtub, siis tegelikult on draama. On teada fakt, et see 2 kuud on selline piir. Kui on kordusostuvad kliendid, siis peale 2 kuud, kui ta meid enam ei külasta, siis järelikult on ta pigem lahkunud. Ja selleks oleks otstarbekas teha siis erinevad strateegiad ja kõige parema ROI annavad ikkagi sellised sõnumid, mis on siis personaalsed, mis tähendab seda, et me teame, kes on see klient, ta on meil ära profileeritud, me saadame talle konkreetse
mitte tapeedi enam, aga konkreetse strateegia, millega me hakkame siis nagu taga ajama. Ja need strateegiad ei ole mitu, et ei pea olema kindlasti üks. Ja me peaks stimuleerima siis pigem juba niisugust nagu uut suhet, et see, mis oli, see oli ära ja nüüd peame edasi liikuma. Ja pakume lisandväärtusega sisu, et ehitada uut suhet üles. Nüüd ajastamisest samamoodi. Meil tegelikult on olemas 12 kalendrikuud, igas kalendrikuus on olemas pühad, igas kalendrikuus on toimunud mingisugune tegevus, mis on seotud kliendiga ja tema konkreetse kuupäevalise tegevusega, võib-olla ka kellaajalisega. Need on kõik mustrid, mida me saame automatiseerida ja nendest trigerdada välja automaatselt minevaid kirju. Me saame segmenteerida kliendid, me saame segmenteerida sisu, me saame segmenteerida, millisel hetkel läheb millisele kliendile milline sisu. Ja seda saab teha täitsa automaatseks. Enne kui me jooksma hakkame, turundusautomaatika on teekond. Mida rohkem me seda teeme, seda paremaks me saame. Me ei pea alustama kohe keelust asjadest, me saame teha alguses lihtsamaid asju. Meil peavad olema eesmärgid, kas me tahame saada juurde kordusostusid, kas me tahame saada keskmist tellimuse hinda suuremaks, esimest ostukorvi suuremaks, päästetud ostude arvu suuremaks. Päästetud ostudest rääkides, siis ma vaatasin meie enda klientide numbreid ja need numbrid ei ole Eestis täna veel liiga suured. Kas nad ei oska veel reageerida sellele või meil on midagi vaja veel teha, et teha ilmselt programmid ka mitmesammuliseks. Sisuloome. Tüüpiline viga on see, et hakatakse mingit uut sisu looma, aga meil on hästi palju sisu olemas. On toodete küljes olemas, on olemas mingid printsiibid. Kõik see asi meil tegelikult on olemas, me saame seda automatiseeritud kaasa panna. Meil tekivad automaatselt erinevate tootekategooriate alla mingisugused topid. Me saame neid kaasata. Ja, segmenteerime. Ja need programmid, mis vajavad tõesti nagu mingit uut sisu, et neid peaks nagu eraldi käsitlema, sest seal see tegemise protsess on pikem, et me ei saa nüüd kohe kasutusse võtta. Ja alustame lihtsamate sammudega. Ei hakka kõigile praegu alguses tegema segmente. Me teeme esimese hooga võib-olla selle kõikidele erinevate segmentidele ühe lähenemise ja siis me hakkame sealt lõikama väiksemad kildused välja nende segmentide jaoks, kes me teame, kelle jaoks see töötab paremini. Ja seda programmi võiks lugeda kiireks kasumlikuks võiduks, sest kui me räägime nüüd rahanumbritest, siis need näited, mis ma vaatasin, on nii, et igas kuus tuuakse tagasi raha suurusjärgus mingi 400 euri kuni mingi 2000 euri. Aga jällegi, teenused on või tooted on erineva hinnaga, erineva marginaaliga, et see rahalises plaanis võib olla päris erinev. Ja mõned näited siin ka, et need kirjad ei ole üldse tehniliselt keerulised, on vanast ajast mõned näited siin, et mida lihtsalt jälgida ongi see, et vigu ei oleks sees. Ja kui me teeme erinevaid näited nendest transaktsioonist kirjadest, siis kannataks mingid visuaalse keelega anda nagu märku, et kas see asi on ohtlik või see on ohutu või mis asi see on, et kui me see kirja saame, siis visuaalselt on see pilt juba erinev. Ja kõik on mobiilis. Enamusti need kirjad meil on mobiilsed täiesti korrektsed, midagi nagu paha ei saa öelda. Sellised näited on ka testige, ilma testimata ei õnnestu. Ja mõned halvad näited ka, et hoolimata sellest, et meil on ägedad kirjad arvuti jaoks, need mobiilis tihti nagu ilusti välja näe või siis vastupidi näevad. Et sellised näited on hea, kui nad meie kohta ei tee. Ja mis me siin veel leiame? Jah, need on selles mõttes kõik sarnase probleemistikuga. Jah, et siin on ka, et mingid pildid on puudu, et kui need pilt on ikkagi puudu kirjas, siis on see nagu draama. Nüüd 3 aastat me oleme rääkinud sellest, et kirjadel võiks olla mingisugune liikuv element sees, et see teeb kirja nagu huvitavamaks. Reaalselt on see taandunud selle peale, et me kasutame kirjades gif'e ja kogu lugu. Et siin on liikuv kleidik, eks ole, annab väikese emotsiooni juurde. Ja GIF oli kunagi vaenulik sisu, siis täna ta enam ei ole. Nüüd probleemiks on tekkinud need samad veebipõhised keskkonnad, mis on läbi selle HTTPS-i. Ja kui sinna panna kaasa pilt, mis on läbi HTTP kättesaadav, siis juhtub see, et need keskkonnad hakkavad karjuma. Et on pahatahtlikud osapooled võivad sinna isegi panna mingit muud sisu selle turvalise pildi asemele. Ehk siis peab hakkama nagu mõtlema selle peale, et kas
kas me teeme HTTPS kirju või teeme HTTP kirju. Ning et isegi see piksel, mis see infot kätte saab, sellele antakse vähem informatsiooni tagasi, sest ei ole piisavalt turvaline. Ja viimastes näidetest veel siin scam ja phishing, mis on just nagu finantssektorile eriti valusad küsimused, et kui me saame sellise kirja Google'it, siis me ilmselt mõtleme välja, et see on mingi jama. Me saame sellise kirja, siis natuke ülespoole, siin näitab ilusti. Siis Apple ID-l on tegelikult tegemist suure i-ga, mitte väikse i-ga ja tegelikult asjatundmatu inimene seda enam ei näe ja kui see kiri tõesti näeb nagu ilus välja, siis tegelikult on see nagu tõsine probleem. Maksuamet saates siin hiljuti laiali, et tehti petukirju ja samuti Maanteeamet, eks ole. Et kes ei oska seda Rekomi aadressi näha, see tegelikult vaatabki, et et mingi teema, et ma pean reageerima sellele. Et need trikke nagu tekib pärast rohkem, meil on väga raske visuaalselt lõpuks eristada, mis on nagu õige või vale. See on see koht, miks meil peab olema oma domeeni kaitse, miks meil peab olema SPF peal, miks meil peab olema TGIM peal. Ja kui me küsime, kas see ära tasub, siis see on jällegi slaid, mida saate iseseisvalt vaadata. Et siin need numbrid on eelmisest aastast pärit ja nad pole väga palju muutunud. Ja kui me kaasa võtaksime selle asja kokkuvõtvalt, siis loo strateegiaid, plaani, vii ellu, testi, mõõda, parenda. Kui me ei tea klientide ootusi, on meil väga raske midagi teha. Me ei jõua seda enam käsitsi teha, sest et aeg on edasi läinud. Me peame integreerima platvorme, me peame laskma arvutel teha segmente, sest käsitsi me seda enam ei suuda. Meil oleks otstarbekas need andmevahetused lahendada näiteks ClickView'ga, sest et siiamaani kõik need sellised targemad tööd, mida mina olen nagu kuulnud, millega ma kokku puutud olema, on tehtud ClickView peal. Teised vahendid lihtsalt jäävad nii palju taha Eestis. Ja võib-olla asi, mida võiks ka mõelda, on see, et meil tänase seisuga peaks minema märtsist laivi selline projekt, kus me segmenteerime ära kogu kliendibaasi. Kliendibaasist tekivad siis nagu grupid. Igale grupile me paneme kokku eraldi uudiskirja. Uudiskirja sisu on automaatselt uuenev. Temal on eraldi blokid, iga blokk saab kätte sisu e-poest, mis uueneb dünaamiliselt. Ehk siis sel hetkel, kui see turundaja saadab selle kirja välja, sel hetkel tema vaatab selle kirja ainult üle ja kohendab ära võib-olla pealkirjad. Ja kõik see pannakse kokku dünaamiliselt. See on tohutu ajavõit, see on tohutu vigadest vabanemine. Need vigu, mida seal sisse jääb oluliselt vähemaks, sest et turundaja ei tee seal käsitööd. Inimene sekku, vigu ei ole. Optimeeri, automatiseeri kõike, mida on võimalik, sest et turundaja on see, kes mõtleb ja arvuti on see, kes teeb. Ja mobiilid on taskus, infrastruktuur vastavaks kirjale, et mobiilne kiri üksi enam ei piisa. Ja meiliturundus ei ole odav, kui te annate sinna ühe inimese, siis te saate rohkem, kui te annate sinna 1,5 inimest, saate te vähem. Ja ongi see, et raha panete alla, tulemust ei tule. Ja tegelikult sellega ma lõpetakski. Aitäh, et kui on küsimusi, siis hea meelega vastaks. Aitäh. Millised küsimused teil on? Ma ütlesin, ma oleks nüüd enne lõpetama, sest kõik küsimused on vastatud. Jah. Georgi. Selle õhtu viimane küsimus. Et palju sinu teada on, kes sellist automaatikat siis ka reaalselt kasutavad oma e-mailid? Ja kui vägevad näiteid sul on tuua, siis kui vingeid asju siis tehakse? Äripäev on täna see, kes on ühe lihtsakoelise automaatika omaks võtnud ja kes selle pealt optimeerib päris tohutult oma inimressursi aega. Ehk siis ma loodan, et enamus saab Äripäeva seda igapäevast uudiskirja, kus nad räägivad, mis siis paberkandjas siis see päev tuleb. Sest tegelikult selle kirja kokku panemiseks täna tegeletakse nii palju, et selle pannakse pealkiri. Ja kõik need uudised tulevad sinna jooksvad sisse. Ja okei, nad saavad tõesti vahetada uudiste järjekorda, mõned sisse võtta, mõned välja võtta, et kui seal mõned teemad on juba natuke liiga vanaks saanud. Et on sellised väiksema näited ka, aga need täna meie teada on vist 2 käe sõrmedel saab kokku lugeda.
et enamasti ongi see, et selleks, et saada kirja koostada automaatselt, peab sul olema mingi keskkond, kus on sul olemas see sisu, mis on ette valmistatud. See võib olla tehtud kellegi teise osapoole pealt, minu arust kolmanda osapoole poolt. Aga see sisu on seal ette valmistatud õiges formaadis, sisu on segmenteeritud, tag'itud ja see sisu pannakse vastama siis konkreetsele sihtrühmale, kellele konkreetselt kiri läheb. Et see on nagu hästi nagu lihtne, et niisugused nagu Cherry tüüpi ettevõtted, nendel on ka, et nendel on mingid pakkumised ja pakkumised lähevad siis edasi konkreetsele, nendel on küll üks sihtrühm, jah. Et järgmine samm sellest on juba see, et sul on üks sihtrühm, mille sees on erinevad segmendid, kellele pannakse kokku erinevad segmendi informatsioon, ehk siis iga konkreetne inimene saab konkreetse sisuga kirja, kuigi saadetakse üks kiri välja. Et sellised näited täna, ma arvan, pigem on vähe, ma julgen öelda, et ma tean, et see on Euronics, on üks nendest, aga Euronics infot eriti jagamised, see on nagu blackout. Aga ma tean, et midagi sellist nendel seal on tehtud. Et teiste poolt mina ei tea, aga ma ei välista, et on. Veel küsimusi? Jah. Siis milleks nendest? Et seal on hästi palju komponente, mida sa kokku paned. Et räägid e-pood vabavara, jah. Meiliturundus vabavara, väikesed mahud. Vabavara ilmselt võib-olla isegi on. Aga meiliturundusest on, miks meie läksime teenuse peal, oligi see, et nii palju tekib uusi tehnilisi piiranguid läbi aastate juurde, et kõige ohtlikumad kuud on meil tavaliselt juulikuu, sest et siis kõik IT-mehed on igavlevad ja siis nad mõtlevad mingeid uusi lahendusi välja, mida sa pead hakkama siis jälle implementeerima kuskil august-september, et sa saad pihta, mis toimunud on. Et ma kardan, et selles osas pigem mitte. Ja muidugi on üksikud tarkvaras, mida sa installeerid oma serverisse ära, siis saadake seda email blasti välja ja siis juhtub pärast, pannakse blacklisti, eks ole, ISP kiunub korra ja sa vahetad IP ära ja kõik läheb edasi, kuni sa satud sinna, kus su kirjatänem üldse ei liigu. Et kindlasti mingid komponent on, aga jällegi, et see ei ole enam niisugune asi, mida sa võiksid nagu proovida, et nagu Andres ka enne viitas, et kas sa nagu teed või sa tee üldse. Et sa võid seda teha ka nagu alguses nagu lihtsamalt, et õppida ja vaadata, mis seal toimub, aga see peaks ikkagi nagu suund olema nagu põhimõtteliselt. Sa otsustad ära, sa hakkad selles suunas liikuma. Kui sa nüüd katsetad ja sahkerdad, siis tegelikult ei saa sellest keegi nagu tolkuma varem, pigem see isegi on kahjulikum sul, sest sa nagu lööd oma kulud üles ja sa tulu tegelikult sinna taha ei saa. Sest et selle tasuvusperioodi ei ole ka nii, et sa teed ühe kirja ja siis sa said rikkaks äkki. Aitäh. Tahtsin selle e-maili ROI kohta küsida. See ennistutsid enamus ei mõõda. On seda põhjendatud ja miks? Me küsisime nende käest, et meil oli see anonüümne ja peaaegu. Aga me ei kasuta need andmed, mida me teada saime. See mõttes me ei läinud torkima, kui keegi ütles, et ta kasutab või ta ei kasuta ROI mõõtmiseks midagi, et me seda ei torkinud. Et ma kardangi seda, et see kõige suurem probleem on täna, mis ka selles Äripäeva uuringus selgus, mida Indrek siin tänast korduvad inimesed, ma tänaks veel korra Janet ja Priitu ja Agnest ja Eerikat, kes tegid selle suure töö seal ära, sest et need andmed on laiali. Ja tegelikult sul on olemas e-maili turunduses ühed andmed, kontaktid, vaatamised, klikid ja teiselt pool on sul kampaaniad, mingid landing page'id, raha ja need asja kõik kokku panna, maru keeruline. Kui sa oled ette valmistanud, kui sa oled läbi mõelnud, kui sul lahendus on olemas, siis jah, jube lihtne on. Aga enamasti nad ei tee seda ja siis on keeruline. Ja kui me pidime ka nüüd, meil oli 6 aega, aga põhimõtteliselt me selle töö tegime ära vist 4 päevaga. Et selle hetkeni me rääkisime läbi, mida on vaja, kust kohast saada ja kuidas mingisugused andmed kokku panna. Et see on tehniline väljakutse ja kui sa nagu täna tegeled kõhutunde pealt ja mingisuguse inside'i pealt, mida sa tegelikult päris veendunud pole, see õige on, selle pealt tekib mingi ennustamisega, siis äkki sa pead ütlema, et võtad andmed alla, siis sul ei ole seda kohta, et sa nagu äkki asjad ei teki lihtsalt. Sa ütled, et pigem see tajutud keerukus, et see on keeruline teema, et ma ei oska sellega tegeleda, see on üks peamisi takis. Võib-olla see hästi sõnastatud, tajutud keerukus, võib olla täitsa hea sõnastus sellele küsimusele.
et noh, et miks me oleme seda seminari nagu teinud ja miks me eelmine aasta rääkisime segmenteerimisest pikalt, miks me üle-eelmine aasta rääkisime, miks me see aasta räägime, ongi see, et me näeme, kus on tegelikult see kasu, mida saaks nagu ühelt poolt tarbija ja mida teiselt poolt saaks kaupmees. Et tegelikult kaupmees saab rohkem raha, tarbija saab õigemini kirju ja tarbija pahameel on nagu väiksem. Miks me võtsime Äripäeva, sest nendel on hästi palju kirju, mida nad saadavad. Ja teisest küljest on see, et tarbijate käest me ise kuuleme ka, kõik räägivad, et nad saadab pidevalt mingit jama, mida ma ei taha saada, aga nad saadab vahest ka mingi asjalikku, mida ma tahan saada. Et see segmenteerimise osa ei ole seal nagu piisavalt kiiresti liikunud. Et meil oli nagu see probleem oli nagu olemas ja probleem on nagu teadvustatud igale poole. Et sama probleem on igal mujal ka, teistel ka. Et me ei tegele segmenteerimisega, meil pole algandmeid ja kuna meil ei ole algandmeid, siis me tegelikult ei oska paremini turundust teha, sest meil puudub see võimekus ja võimalus. Aitäh. Suur tänu, Mikk. Jah, aitäh. Veel viimane märkus enne, kui me lahkume, siis teil on endiselt tagasisidelehed. Kui te tahate saada 364 päeva pärast veel paremat meiliturunduse seminari, kus kohas te kuulete veel paremat sisu, palun täitke ära tagasisideleht. Veel enam, kui siin on punkt 6, veel kommentaare, ettepanekuid ja mõtteid. Palun kirjutage seda, mida te tahate näha, mis võiks muutuda järgmisel aastal. Palun andke tagasi edasisidet. Te saate sellest väga-väga palju kasu. Mis sest, et küsitlused on out. Aga sellest te võidate. Me kuulsime sellest, et esimene asi, pange klient esikohale. Eks praegusel juhul siin teie esikohale. Ja siis palun segmenteerige. 2 olulist asja. Kui te neid teete ja saate jagu sellest tajutud keerukusest, siis kõik läheb hästi. Suur tänu teile ja ilusat pärastlõunat ja õhtupoolikut. Kohtumiseni.